Tervist, on Illar Kohvinäevalt ja täna on laupäev, 1. juuni, aasta on 2019 ja tahaks tutvustada mõningaid väljaandeid, kus minu intervjuud sees on ja lood. Eile reedel 31. mail tulid juba postkastiga juunikuu saatused, saladused ja lemmikajakirjad ja loomulikult ka 4 teataja. Nii et ilm on küll selline tuuli, et ma ei tea, kuidas mul näidata õnnestub nüüd hästi, aga ma üritan. Kõigepealt siis alustame siis 4 teatajast. 4 teatas esilehekülje peal on see, et Indrek Tarandiga intervjuu, et Eesti mure on vaimne vaesumine. Eesti lehekülje 3 ongi, et selle intervjuu ma tegin, esmalt tegin siis oma Illar Kohvi meedia blogis, tegin enne valimisi, aga siis on 4 teatas ka, et sõnaks saate teada, mida siis Indrek Tarand siis asjadest nagu arvad. Nii, katsuks nüüd lehte pöörata. Nii, ja siis on ka teine asi, et kas käisite Euroopa Parlamendi valimas ja kelle poolt hääletasite. 26. mail olid Euroopa Parlamendi valimised, et kas käisite valimas, kelle poolt hääletasite, millised on teie soovid ning ootused Brüsselisse valitud poliitikutele, mida oleks vaja käsitleda, et Eesti elu paremaks läheks. Ja vastavad siis stsenarist Urmas Lennuk, parodist Pille Pürg, ooperilaulja Taimo Toomast, ettevõtja Maria Kaljuste, Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja ja siis rahandusametnik Kalev Kaljuste, samuti muusikaga tegelev Gunnar Loho, poliitik Erki Savisaar. Nii et siis sõnaga, et saate siis lugeda, et mida siis asjadest arvatakse. Nii, see on siis 4 teata, mis mul loodab. Nii, siis on edasi juunikuu lemmik. Ja lemmikus on siis minu intervjuu Artur Talvikuga, kes peab nagu siis suvel loomi, või lehmi tähendab, jah, lehmad on ka loomad. Et kui Artur Talvikul poliitilisi kohustusi vähemaks jäi, leiab ta rohkem aega oma pere ja lemmikloomade jaoks, et viimastest on mõni kohe õige suur. Ja siis saategi lugeda, ja see on pilt on ka juures, et siis selline intervjuu. Nii, ja siis ajakirjas Saatus saladused on minu intervjuu siis Liis Lustmägiga, Saatus täis erinevaid tahke ja värve, et Liis Lustmägi on elus kohanud mõnd tõelist sensitiivi, kuid helistab siiski oma elu ja tegemisi ise määrata. Nii et Liis Lustmägi on raadiojaama Star FM saatejuht. See on siis sõkene intervjuu, millal ja kuidas ta Star FM-i tööle sattus ja siis on sõnaga, et siis on siin paljud küsimused ja paljud vastused. Siis näiteks selline just, kas Star FM mängib kõik artiste meelelahutajaid või on selles osas ka reeglid, et keda mängitakse ja keda mitte, et too mõned näited, et Nublu, DJ Eiki, Vaido Leigaus, kas neid mängitakse. Siis ta vastab, et raadio Star FM on oma formaadilt AC raadiojaam ehk me mängime eelkõige tuntud välismaiseid hitte nii 80-ndatest, 90-ndatest kui ka milleeniumist. Kuid loomulikult ei vaata me mööda kodumaa kõige enam armastatud staaridest Anne Veski, Ivo Linna, Tanel Padar, Liis Lemsalu ja teised. Siin on nagu selline poliitiliselt korrektne vastus selles osas, nagu võiks öelda. Niisiis, sellised intervjuud siis seekord minult. Ja head lugemist ja ajakirjad ja ajaleht on jälle kauplustes müügil. Nii soovitan mina, Illar Kohvinäevalt.